Tere, lugupeetud president ja kõik kohalviibijad. On väga suur au olla selle aasta noore teadlase preemia laureaadiks. Vaid ühe korra enne mind on arstiteadlane selle preemia saanud. Selleks oli professor Jaak Kals 11 aastat tagasi ja tema on ka üheks minu juhendajateks. Teiseks juhendajaks või soovitajaks on professor Aare Märtson, kes on ka siin kohapeal ja tahaksin teid tänada. Ja nüüd väike kokkuvõte minu teadustööst. Mu teadustöös on 3 suuremat suunda. Esiteks on osteartroosi uurimine, mis on siis selline krooniline liigeshaigus, kõige levinum, mis on rohkem eakatel ja millele paraku puudub tervistav või terveks tegev ravi. Ja minu uuringud on juhtinud tähelepanu ja keskendunud osteartroosi süsteemsetele efektidele, süsteemne alaäge põletik, liigne oksüdatiivne stress, ainevahetuse häired ja teades osteartroosi selliseid ainevahetushäireid ja põhjuseid ja mehhanisme on võimalik sekkuda haiguse kulgu varasemalt ja lükata edasi või üldse ära jätta see invasiivne liigesevahetusoperatsioon, mis praegusel hetkel on hilisfaasis ainukeseks lahenduseks valu leevendamisel. Teiseks uurimissuunaks on seesama liigese vahetamise operatsioon või endoproteesimine ja selle mõjude uurimine. Juhin Eesti Teadusagentuuri teadusgranti, mille eesmärgiks on teha kindlaks liigesvahetusoperatsiooni kaugmõjud, eesmärgiga parandada selle ravi efektiivsust. Puutun igapäevaselt ortopeedi töös kokku ka raskete tüsistuste raviga, millest üheks olulisemaks on mädased proteesi ümbruse põletikud ja oluline osa minu teadustööst adresseerib ka seda probleemi ja tegeleb infektsioonide ennetuse, diagnostika ja ravi parandamisega. Lisaks arendame ka uudset innovaatilist ravimetoodikat, faagiteraapiat, mis võimaldaks ravida periproteesi infektsioone, selliseid, mis ei allu antibiootikumide ravile. Ja kolmandaks suureks teemaks on luumurdude ja kõhrevigastuste kliinilised uuringud. Aasta alguses tegime koos doktor Pääsukesega esimese operatsiooni kõhre kahjustuse ravimiseks, kus me kasutasime uudset Soome teadlaste poolt välja töötatud kõhre implantaati, mis võimaldab kiiremat taastumist. Lisaks teen koostööd Põhjamaade osteoporootiliste murdude teadusgrupiga, kus me uurime õlavarreluu murdude ravi ja need on sellised keerulised uuringud, mille teostamine on raske, kuna me põhimõtteliselt uurime, kas parem on kirurgiline ravi või siis konservatiivne ravi ehk siis füsioteraapia ja sinna juurde kuuluv. Ja neid on keeruline läbi viia. Kokkuvõttes on mu teadustöö teemad püstitunud kliinilisest tööst, nähes praeguse ravi ja käsitluse kitsaskohti ja otsides neile uusi ja paremaid ravivõimalusi. See kõik poleks võimalik ilma hea ja hästi töötava meeskonnata ja seetõttu tahan tänada Tartu Ülikooli kliinikumi ortopeedia kliinikut toetava ja aitava suhtumise eest. Tulevikku vaadates on kindlasti võtmeküsimuseks uute noorte teadlaste kaasamine ja nende töötingimuste parandamine. Ma pean ütlema, et see viimastel aastatel on küll suurte sammudega paranenud, aga esineb veel suuri kitsaskohti, mis ma loodan, et lähitulevikus saavad ka parandatud. Minu motivatsioon tegeleda edasi teadusinnovatsiooniga on kõrge ja see auväärne preemia kindlasti veel suurendab seda. Aitäh!